selline hästi hea käte ja seljatrenn. Et need, kes on mingisugustes ninja-sõdalase saadetes, nendel on kindlasti kodus kõik selline varustus olemas. Aga me oleme praegu Kambjas. Mis asja, Kambjas? Ei ole Kambjas. Kambjas muidugi. Tere veel kord kõigile, me oleme praegu Kambjas. Meil on ka Kambjas. Ja tänane päev me tutvume erinevate võimalustega, mis siin Kambjas meile pakutakse just kehakultuuri alast. Ja siin on näiteks selline konstruktsioon, et Tank arvas, et siin jäävad kohalikud sokke kuivatamas. Ma ütlesin, ei Tank, nii lihtne see asi ei ole. Siin saavad kohalikud atleedid saavad teha sellist harjutust, näed. Et see on tegelikult hästi äge võimalus. Käed töötavad, selg töötab. Hästi palju selliseid variante. Ja näiteks selline harjutus. Kõhupõiklihastele, kõhukülgedele, jalgade tõstmised ja nii edasi. Et tegelikult väga äge võimalus. Siin muide kõrval on siis jällegi selline takistusriba, kus on võimalik siis kätel jõul liikuda edasi-tagasi redeli peal. Redeliga on näiteks, seisad siia, tõused ühele jalale ja tagasi. Tõused ühele jalale ja tagasi. Jalalihas töötab, et samamoodi näiteks säär, tuled siin, tõused varvastele ja tagasi, tõused varvastele ja tagasi. Et varvaste variandid on ka, siin on neid, tavaline jalavenitus on selline, et kõik need redelid ja asjad on venitusteks ideaalsed. Samamoodi näitan, kui ma juba säärest hakkasime rääkima. Selline variant, surud jalad teist alaga maha, tahab poole. Siin on hea, see kate ei libise üldse. Kui me räägime siin mingitest lõuatõmbekangidest, laiad tõmbed, kitsad tõmbed, siis siin näiteks sa saad rinnavenitust teha sügavale ja tagasi. Näiteks, kui sa teed niimoodi, lähed täitsa ette ja tagasi, siin töötab biitseps, siin töötab rinnalihas, näed sa. Ette ja tagasi. Lähed ette ja tagasi. Et kui sa seda teed näiteks 15-20 kordust, 3-4 seeriat, siis tegelikult ega see rinnalihas saab päris hea koormuse. Need lõuatõmbekangid me vaatasime juba üle, samamoodi on madalamalt, on kõrgemalt erinevaid lõuatõmbe võimalusi ja loomulikult on siin ka rõngad. Rõngaste puhul ülesse, alla või siis näiteks seljatõmbed. Altaardes töötab biitseps rohkem, selg. Lisaks on rööbaspuud. Rööbaspuude puhul see on natukene kõrge. Et see eeldab, need rööbaspuud eeldavad juba sellist natuke tugevamat kogemust alla ja ülesse. Ja ma pean tunnistama, et näiteks need rööbaspuud on üsna laiad, mis tähendab seda, et lisaks siis sellele käe tagaosale saab koormust ka rinnalihas. Et vaadake, käige mööda selliseid ägedaid maakohtasid, see ei pea olema alati maakoht, võib ka linnas näiteks need avalikus kasutuses erinevad spordinurgad. Siin selle pingi peal on võimalik kõhulihast teha, see varbad taha. Need kõhulise variante on ka palju. Rippes jalgade tõstmised, pinkide peal, igasuguseid variante. Et sõbrad, käige rohkem, avastage rohkem. Need harjutused, mis ma teile näitasin, need on ainult mingisugused mõned sellised näited, mis meil kiirelt pähe tulid, mida me siin proovisime. On rohkem aega analüüsida, saab loomulikult neid harjutusi rohkem välja mõelda. Aga kõige olulisem on liikuda, kõige olulisem on nautida seda kõike, mida sa teed. Ja ära virise, on ju, ole hea. Kuule, aga järgmise korrani.